Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja tänane saade on pisut erinev selles mõttes, et me ei räägi juttu mitte arstiga, vaid me räägime juttu patsiendiga. Meil on külas Revo Türk, ta on 36-aastane Pärnu mees, 2 lapse isa ja veidi üle aasta tagasi sai ta maovähi diagnoosi ja on selle haigusega nüüd võidelnud ja ta on valmis oma lugu jagama selleks, et anda nõu ja toetust teistele inimestele, kes sarnases olukorras on. Ja muuhulgas õpib Revo ka praegu Regionaalhaigla juures kogemusnõustajaks, et ollagi tulevikus siis toeks teistele oma saatusekaaslastele. Tere tulemast, Revo! Võib-olla oleks kõige parem, kui sa räägiksid seda oma lugu kohe algusest peale ja alates sellest hetkest, kui sa aru said, et midagi on sinu tervisega valesti ja mis siis edasi juhtuma hakkas? Minu lugu siis sai alguse sellega, et kuskil aasta 2017 oli selline suvine aeg, juulikuu ja Pärnus ilus suvi ja kõik oli justkui tavapärane. Läksin nii-öelda siis õhtul magama ja hommikul ärkasin, kuidagi oli kehv enesetunne, läksin WC-sse ja kuidagi ei tundsin, et püsti ei seisa, et kuidagi pilt virvendab ja paha on olla, et kui nagu püsti tõusin, oli kohe vaja pika leita ja selle peale kohe aktiveerus mu abikaasa, kes vaatas, mis toimub, kutsus kiirabi, et ma püsti reaalselt tõusta ei saanud. Kiirabi tuli kohale, mõõtis vererõhku oli justkui selline madal, ei midagi ütlevat, viisid mind haiglasse, tehti mõned proovid, vaadati, midagi väga ei leitud ja ainukene asi, mis leiti, siis oli see, et rauatase oli hästi madal, rauadepoo oli nagu põhimõtteliselt nagu täitsa tühi. Ja selle kohta siis tegelikult ei olnudki väga pikka, kui et mul natuke turgutati mind seal haiglas, kirjutati välja rauatabletid ja läksin ma siis koju mingi 2-3 tunni pärast ja natuke kosusin, õhtuks olin jälle ilusti jalgade peal ja elu läks nagu vana hooga edasi, et järgmisel päeval oli enesetunne juba väga hea, võtsin neid rauatablette ja rauatase nii-öelda taastus ilusti ja tegelikult läks elu edasi ja arstid vaatasid, et kõik on korras ja ise tundsin ennast hästi ja ei olnudki nagu midagi rohkem kurta. Kuniks siis läks mööda põhimõtteliselt aasta ja natukene peale, kui aasta siis 2018 novembris oli jällegi selline enesetunne ei olnud nagu hea ja kuidagi sattusin jälle perearsti juurde, kes siis mind suunas edasi nii-öelda siis erialaarsti juurde Pärnus. Ja ma tehti ka vereproovid ja vaadati, et jälle on nagu veretase või ütleme, see rauatase on madal. Et kuhu see raud siis kaob, et äkki siis teeks nii-öelda see arstiline termin, et siis selle mõõga neelamise ka. Ja siis, et arst oli seda meelt, et ega me siit niikuinii midagi ei leia, aga kindluse mõttes, et vaatame üle ja saame äkki kuskil siis on mingi probleem see, et lekib. Ja siis 2 nädala pärast ma sain selle aja, siis neelasin nii-öelda selle mõõga alla, vaadati ja uuriti ja kui ootasin siis arsti samal päeval, kohe ootasin ära, arst tuli sealt välja, ütles, et et me leidsime põhjuse, et on maaavandid, et sealt nagu lekib ja see ongi see põhjus. Jällegi kirjutati mulle mingisugused maakaitse nii-öelda tabletid, sõin neid 2 nädalat, kuni siis võeti ka proovid sellest nii-öelda sealt koldest ja et nagu igaks juhuks oleks kindel, siis kui ma 2 nädala pärast siis aastal siis ütleme, see oli siis ütleme niimoodi, et nädal enne jõule
2018 aasta läksin siis oma nii-öelda arsti juurde neid proovitulemusi saama, siis arst vaatas üks väga nukra näoga otsa kõigepealt, väriseva käega ja väriseva ilmega ütles välja, et Revolugu on nii, et me leidsime su maost pahaloomulise kasvaja. Ja ega sel hetkel oligi see nii, et see oligi selline pauk, ütleme niimoodi, et kuskilt selgest taevast ja ega ma ei osanudki sel hetkel midagi reageerida ja midagi teha, kuivõrd oligi see, et ma võtsin selle arsti diagnoosi vastu. Arst ütles veel nii palju, et meie nagu pädevus siin lõpeb täna ära, et me teeme sulle veel täiendava kompuutri, vaatame nii-öelda seda siirdeosa, kas on mingisuguseid siirdeid ja juba edasi sealt olin ma siis, ütleme niimoodi, et ma olin seal 5 päeva pärast olin juba suunatud siis juba Tallinnasse täiendavasse kontrolli. Ja kui ma siis sealt koju naasesin sealt arstikabinetist, siis ma ei mõistnud üldse, mis üldse tegelikult juhtus, et ega ma ausalt öeldes ei adunud, nagu, mis see reaalsus on. Mina kuidagi mõistsin seda niimoodi, et pahaloomuline kasvaja, et okei, et tänapäeva meditsiin on arenenud, see lõigatakse välja või mis iganes sellega tehakse, elu läheb edasi justkui, et ei olegi midagi. Ja kui ma koju jõudsin, siis ma esimene nii-öelda selline, ütleme, läbirääkimine oli naisega, et ütlesin, et me peame korra nüüd maha istuma ja rääkima. Ja kui ma siis ütlesin, et ma sain oma arsti tulemuse vastused, siis ja sealt leiti pahaloomuline kasvaja, siis see oli teistpidi, naine sai sealt kohe aru, et asi on hull ja asi on paha ja selle asja nimi on vähk, mida mina alguses kokku ei pandki. Ja siis saabus nagu selline reaalne šokk, et mis on nagu juhtunud ja mis on diagnoos. Ja tegelikult seal läks natuke, kuna selle kohta nagu infot rohkemat ei olnudki, kui et me teeme kompuutri ja lähed täiendavatele uuringutele, siis vahepealses ajas jõudis või seal suhteliselt kohe jõudis naine nagu korraga panna nagu Google'isse sisse, mis tähendab üldse maost pahaloomuline kasvaja, mis see vähk nagu tähendab. Ja ega sealt vastajad olid selles mõttes suhteliselt suht selline karm reaalsus, et üldjuhul avastatakse siis, kui on liiga hilja ja üldjuhul ongi 3.-4. staadium ja siis oli nagu see olukord, kus mina nagu pidin hoopis omakorda abikaasat lohutama, et tema seal põhimõtteliselt kukkus pikali ja nuttis, et mis nüüd saab. Ja mina pidin siis nagu nii-öelda olema siis see nagu tugev pool, et lohutama, et kuulge, et võtame nüüd rahulikult, meil on praegu esialgne nii-öelda selline diagnoos, me ei tea mu astet, me ei tea mu staadiumi ja me ei tea, kas meil on midagi rohkemat või midagi väga hullu seal, et ootame kõigepealt ära kompuutri, ootame ära Tallinna. Ja siis elu läks niimoodi, natuke niimoodi läks edasi, et see oli see diagnoos tuli 3 päeva enne aasta lõppu, ehk siis me seal olime sellises meeleolus, et ootame siis ja pidasime seal aastavahetuse ürituse ära ja tuli siis nii-öelda see jaanuari algus, kus ma siis tulingi Tallinnasse. Ja tulin Tallinnasse, mul oli siis siit Perhi haiglas samast Tiit Suuraja, kes on minu arst. Ja tema siis ütles mulle kohe, et väga tore, et vaatame asjad üle, et nii noor mees, et vähe tõenäoline, et me teeme kõik analüüsid ja kõik asjad sulle uuesti, et vaatame üle, et me tahame ikkagi veenduda, milles see täpsemalt seisneb. Ja tegelikult siis mul anti veel nagu nädal, kus ma tegelikult elasin nagu selles mõttes teadmatuses, et mis siis täpselt on, et ma ise juba jõudsin nagu selles mõttes arvata, et kindlasti oli mingi eksimus, ma olen noor mees, ei ole võimalik, ma olen terve, see kõik on selles mõttes justkui nagu halb unenägu või midagi selle laadset. Ja ma nädal aega elasin nagu nii-öelda teadmises, kui ma tulin uuesti tagasi siia siis ja mul siis tehti nii-öelda need täiendavad uuringud, kus siis vaadati uuesti, ma pidin seda mõõka siis neelama
ja tehti mulle see siis nagu topeltkoguses, et algul vaadati lihtsalt seda seisu ja pärast siis vaadati nagu täpsustavalt veel selle mingi kaameraga üle. Ja siis, kui mul see analüüs oli tehtud, kui ma seal natuke toibusin ja läksin siis Tiidu juurde tagasi, siis kabinetti, siis Tiit ütles tõsiasja, et et Pärnul on õigus, meie tegime lisakontrollid ja sinu staadium on teine staadium, suhteliselt sellises alguses kuskil. Ja ega siis ei olnudki, kui oligi kodusõit, ja siis oli see nagu reaalsus käes, et nüüd on kinnitus ja nüüd on see koht, et nüüd on asi nagu kindel, et see on nagu vähk ja see on teine staadium ja mis nüüd edasi saab, ei tea. Ausalt öeldes oli teadmatus ja pole nagu kokkupuudet ja ei ole nagu ka, et selles mõttes väga, väga keeruline ja raske seis oli. Ja siis, kui jõudsin koju, siis rääkisime asjad seal nii-öelda selgeks, mis asi see on ja mis. Ja tegelikult edasi sealt oli nagu suhteliselt selline kiirrong, et ega mul seal ei lastud väga palju seda analüüsida, kui juba sellel nii-öelda neljapäevasel päeval see koju ma saabusin, kui juba pühapäeva õhtul ma olin tagasi haiglas. Ja mulle tehti siis üks täiendav selline lisauuring, veendumaks siis selleks, et ei ole nagu nii-öelda selline, ei ole nagu siirded siis kõhu poolt, et selline väike siuke operatsioonikene, et vaadati seda kõhunääret, et sealt, kas on sealt nagu mingid siirdeid, et veenduda selles, et mis see aste on ja et ei oleks mingid koldeid siirdeid ja nii edasi. Ja tehti see ära ja siis esialgne silmapilk silm ütles, et ei ole, et võtsid ka proovid, mis siis hiljem selgus, et kõik on hästi, seal selles mõttes, et mingisuguseid tüsistusi nagu ja koldeid ei olnud. Ja siis ütles mulle Tiit, et üldjuhul on niimoodi, et umbes 6 aja pärast siis alustame keemiaraviga, et see protsess oli siis niimoodi, oli 6 aega, tähendab 4 keemiat, oli mul raviplaan, siis oli operatsioon ja siis tuli mul veel 4 keemiat täiendavat otsa. Ja ega mul ei olnudki palju, et Tiit ütles, et umbes, et tavaliselt on siuke 6 aega on see ooteaeg, aga tal ootamatult vabanes seal aeg. Nii et ma jõudsin koju, sellest esmaspäeval tehti mulle operatsioon põhimõtteliselt, see käis nii kiiresti, esmaspäeval tehti operatsioon, kolmapäeva lõunaks ma olin kodus ja tegelikult neljapäeva hommikul ma pidin olema tagasi juba keemias. Ja sel hetkel, kui ma jõudsin, ma ei olnud veel operatsioonist, see ikkagi, ta ikkagi jättis natukene sellist nõrkust või kuidagi, et see oli ikkagi narkoosiga ja need haavad ei olnud veel nii väga, nii kiiresti paranenud, siis kolmapäeva õhtul ma olin nagu väga sellises räsitud olukorras ja ma tegelikult saatsin Tiidule ka meili, et ma ei ole veel valmis tulema ja ma vajan nagu kosumisaega, et ma tõesti ei jaksa nagu tulla tagasi juba järgmisel hommikul ja läksin selle teadmisega magama. Ja kui ma üles ärkasin neljapäeva hommikul kuidagi enne kella ja kuidagi varakult, siis ma sain aru, et ei, et siin ei ole oodata midagi, et pea oli värske ja keha oli natuke taastunud ja siin tuli võtta, ma sain aru, et reaalsus on käes, nüüd tuleb tegutseda. Et raviplaan on selline, sellest tuleb kinni pidada ja tuleb edasi minna sellega. Ja neljapäeva hommikul siis tõusin, äratasin naise, ütlesin, kuule, ma pean minema ja istusin bussi peale, sõitsin Tallinnasse, helistasin vahepeal Tiidule, et ma ikkagi tulen, ta õnneks midagi ära tühistada ei jõudnud, nii et ma olin neljapäeva hommikul, ütleme siis juba järgmise päeva hommikul olin sees ja oli mul esimene keemia. Milles siis ei teadnud ma jällegi mitte midagi, sest aeg oli niivõrd lühike, et mul polnud võimalik seda uurida ega midagi selle kohta nagu täpsustavat infot, et valmistusin ennast ette, eks see reaalsus oli päris raske, ega seal midagi lihtsalt ei olnud, et kõik need kõrvalnähud, mis sellega kaasas käivad, need kõik olid olemas ja see oli nagu ikkagi väga keeruline aeg ja eks mul ta oli siuke niimoodi, et ta siis algas kokku siis umbes 30 tundi seda keemiat mulle tehti, nii et siis järgmise päeva õhtuks ma põhimõtteliselt sain siis koju
Siuke kaasmõjuga oli nagu selline järelkodus, selline 3 päeva oli raske, et siuke liikumine ja siuke jõuetu ja eks see keemiast taastumine võtab oma aja, aga siis ma ikkagi taastusin ja siis ma sain hakata natuke siis uurima, et mis siis üldse toimub ja mida ma siis tegema peaksin. Ja eks ma võtsin seal siis erinevaid nagu meetmeid, et võtsin enda nagu turgutamiseks. Üks asi oli see, et mul oli nagu suhteliselt kiire arusaam oli siis, et meil ei ole mõtet siin nagu leida põhjust, et miks see minuga juhtus ja nii edasi, et täna oli vaja keskenduda raviplaanile, oli vaja keskenduda selle peale, mida nagu raviarst ütleb ja ma hakkasin nagu töötama selles nimes, et mida ma saan nagu ise ära teha, et mul oleks nagu nende keemiate vahel nagu lihtsam, leidsin viise sealt, et muutsin toitumist, hakkasin Hiina meditsiini juurde tegema, käisin jalutamas, leidsin selliseid vorme ja üks väga suur nii-öelda selline minu maandusvorm oli nagu see, et ma kirjutasin nii-öelda oma blogi ausalt ja avalikult, et kuidas mul siis läheb, et sõpradele, just see oli ennekõike kinnine blogi, mis oli mõeldud mu sõpradele. Ja et ma sain ennast siis nagu rääkida, kuidas ma ennast tunnen, mis emotsioonid, mis tunded mind vallandasid ja tegelikult ja siis esimese ja teise keemia ajal oli selline 2 nädalat aega, kus ma sain nagu need analüüsida ja mõelda, et eks ma seal jalutasin metsas ja mõtlesin mõtteid, et tõepoolest, et selline asi on nüüd reaalsus, ravi käib. Eks oli need igasugused selliseid mõtted, et mis edasi saab, aga ma sain suhteliselt kiiresti aru, et mul on ikkagi kodus on 2 last, kes on sellised ikkagi veel, on nagu tõesti kasvavad ja arenevad ja mul on abikaasa, kes vajab mu abi nende kasvatamisel ja mina tahan oma poega näha sirgumas ja oma tütart näha kooli minemas ja nii edasi, et siin tuleb võidelda, siin tuleb anda endast maksimum, et sellest välja tulla, usk taastus suhteliselt kiiresti, sõbrad toetasid, pere toetas, kõik oli selles suhtes, ise võtsin ette meetmeid ja et tunda ennast paremini. Ja tegelikult siis juba oligi teine keemiaravi, oli ka 3. ja oli ka 4. Ja siis tuli selline nagu 6 aega pausi, ütleme seal oli enne siis operatsiooni. Ja eks see operatsioon, seda ma nagu, keemiaid ma kuidagi vahepeal nagu teavitustöös ja nii edasi ma väga ei kartnudki enam, et kuidagi läksin nagu enesekindlalt ja teadsin, et noor mees taastub ära ja nii edasi, et kõige rohkem ma kartsin ikkagi seda operatsiooni. Et kuna minu nagu kasvaja, mis oli selline, et üldjuhul kui tehakse, siis tehakse nagu sellist operatsiooni, kus nagu maost lõigatakse osa ära, nii et põhimõtteliselt sisuliselt võrdub see nagu maovähendusoperatsiooniga. Aga minu puhul, kuna see kasvaja oli sellise kujuga, et seal on olemas praktika, et on lõigatudki osa, ja on silm näitab, ja proovid näitavad, et ülejäänud see nii-öelda osa on nagu terve maost, mis alles jäetakse, aga näiteks 5 aasta pärast tulevad inimesed tagasi ja on jällegi vohama hakanud see. Et siis arstid leidsid, et minu puhul oleks mõistlik teha nagu eemaldada kogu magu, teha siis peensoolest nagu nii-öelda uus magu. Mis minu jaoks oli nagu selline väga nagu siuke, kuidagi jällegi, et teadmatus ja kuidagi siuke hästi siuke nagu tegur, mis mind nagu hoidis nagu niimoodi ärevil, et kuidas see võimalik on elu ilma maota, et mis mõttes tehakse tehismahu, kuidas see elu edasi läheb. Kõik need küsimused, eks ma uurisin oma nii-öelda tuttavate käest, arstide käest, kus mis, ma käisin isegi Tartus käisin konsultatsioonis, et uurida, et mis selles olukorras nagu nemad soovitaksid. Ja õnneks mulle sealt nagu läksin Tartusse, siis mul sealt öeldi, et vaatasite mu raviloo, vaadati üle, küsiti, et mis te siin teete? Ma ütlesin, et ma tulin konsultatsioonile, et kuidas selles olukorras nagu käituda, siis ta ütles, et kuulge, et teie raviarst on Tiit, et see mees on geenius. Kui see mees ütleb, et nii on, siis nii on, et usaldage teda ja siin polegi rohkem mingid küsimusi.
ja ega siis oligi selles mõttes keemiatest oli selline taastumisaeg ja eks ma siis olingi nii-öelda siis 2019 seal 22 aprill oli siis mul ees see lõikus, see operatsioon ja eks see taastus või ütleme, et see sinna minek oli siuke hirmutav ja ega ma nagu ei teadnud, mis mind tegelikult ees ootab, kui lõpuks siis see operatsioon toimus ära ja ma siis, see operatsiooni pikkus oli seal peaaegu 3-4 tunni vahel, et see suhteliselt selline keeruline operatsioon. Õnneks läks kõik edukalt. Ja see taastumine siis pärast seda oli nagu keeruline, nagu mul seal tegelikult see kõige raskem ja reaalsem aeg oli ikkagi, mis ma pean nagu ise nagu praegu saan öelda, oli see, et kui ma siis operatsiooni järgselt sealt intensiivis ärkasin, siis kuidagi kõik oli nagu väga hästi või kuidagi seal valuvaigist, et kõik nagu toimisid, ma tundsin ennast hästi nii-öelda ja kuidagi mingisugusel hetkel tulid nagu kõhtu, tulid valud. Kui ma ei saanud kohe intensiivist välja, kuna üleval ei olnud kohta, ma mäletan, see oli jah niimoodi ja ma siis seal, mul see raviõde soovitas nagu nii istuli tõusta ja kogu aeg seda, aga intensiivist seda ei lubatud ja ma jäin liiga kauaks nagu nii-öelda pikali. Ja sel hetkel, kui ma siis mind nagu ülesse viidi sinna lihtsamasse intensiivvalatisse, siis ma tegelikult olid sellised meeletud valud ja ma ei suutnud endast nagu leida jõudu, et tõusta nagu istuli, et panna see seedimissüsteem jälle uuesti nagu käima. Ja ma tegelikult seal küsisin aga muud kui neid valuvaigistid ja kui mulle öeldi, et need normid on täis, et me enam sulle juurde panna ei saa, siis ma nagu tõesti nagu mul oli esimene mõte, et see oli nagu selline tunne, et ma ei kujutanud ette, mis must nagu päriselt saab, et mingi hetk mul oli seal nagu siis operatsiooni järgsel siis päeval, selle õhtul mul oli tõesti selline tunne, et huvitav, et kas see nüüd ongi nagu see lõpp või mis nüüd edasi saab, et ma tõesti, mul ei olnud nagu mingit jõudu, mul olid valud, mul valuvaigistid ei aitanud. Ja kui ma siis küsisin õdede käest kiirelt nii-öelda selle unetableti, et ma tahan magama jääda, ma olen väsinud, ma ei suuda, magasin seal natukene mingisugune 2-3 tundi, siis mul jällegi pea oli selge, sain aru, et okei, et vahet pole, kas see kõht valutab mul pikali või ma hakkan tegutsema ja ma tõusen püsti, ma hakkan natuke liigutama, läheb. Ma ajasin ennast seal püsti, niimoodi vaikselt, kutsusin õe appi, tõusin, midagi mu sees juhtus, organism niimoodi vaikselt käivitus, tõstsin jalgu, tegin liigutusi, kogu aeg läks järjest paremaks, nii-öelda gaasid kõhus nii-öelda või selline see tava nagu rütm, nagu mis see seedeelungunas nagu toimub, see taastus kuidagi ja iga hetkega, mida rohkem ma seal püsti tõusin, seda paremaks läks, kui juba järgmine päev olin juba istuli nii-öelda ja järgmise päeva lõunaks ma juba selle kanderaamiga või ütleme selle rulaatoriga siis kõndisin majas ringi niimoodi. Kogu aeg läks järjest paremaks ja enesusk jälle tuli tagasi ja jõud tuli tagasi ja kõik läks nagu edasi. Ja kui ma siis olin seal kokku üks tegelikult nii-öelda selline 11 või 12 päeva olin haiglas, siis ma selles mõttes taastusin seal niimoodi vaikselt. Söömisega oli väga keeruline, et süüa väga ei tohtinud, kõik oli suhteliselt grammi pealt ja ütleme niimoodi, et selles mõttes see esimene kuu oli väga raske, et kui ma sealt isegi koju jõudsin, siis mul oligi see põhiline teema on see, et kuna see söök on nii piiratud ja see iga gramm oli arvel, siis ma hakkasin pidama toidupäevikut ja kaal ju langes, et see mul toitu jäi nagu väheks ja ma seal olin nagu, kaal läks järjest allapoole. Hakkasin toitumispäevikut pidama nii-öelda, et mida ma siis söön ja mis need kogused on, et iga gramm oli nii, et kui mul oli nagu gramm läks üle või nagu täiskõhu tunnet ei olnud. Ja kuidagi oli see, et ei saanudki aru, et millal see kõht siis täis saab, tahaks nagu veel siis natukseid veel ja läksidki nii-öelda sellest piirist nagu lõhke ja siis hakkas nagu valutama see kõht ja see pool. Ja siis oligi niimoodi, see kuu aeg oli tohutult raske, et kuidagi, et mis siis teha ja kuidas ja eks ma siis niimoodi tiksusin seal niimoodi päevast päeva koduses režiimil ja proovisin kuidagi jõudu leida ja niimoodi vaikselt siis süüa ja proovida, mis see siis nagu töötab ja ei tööta. Kui umbes siis võttis aega üks kuu, kus ma enam-vähem sain selle rütmi nagu selgeks,
sain nagu sööma hakata niimoodi, ma teadsin enam-vähem kogused tasapisi nagu tõusid, et see oli nagu selles mõttes positiivne, kehal kaal jäi seisma, ütleme enam ei langenud, pigem juba mingisugune hetk hakkas natuke tõusma, et jah, et õnneks tuli suvi peale ja oli õues olid ilusad ilmad, et vaikselt sai jalutama hakata, vaikselt sai nii-öelda taastuma ja siis sellest hetkest ongi minu lugu laias laastus nii olnud, et sellest operatsioonist on täna möödas niisugune, päris aastat ei ole, aga niisugune 8, ütleme jah, isegi niisugune 10-11 kuud. Et ma olen taastunud väga hästi, praegu olen täiesti selles mõttes normaalses rütmis, saan süüa siis kõike, et pean lihtsalt natuke jälgima seda, et ma väga ei rahmiks selle toiduga, et ma ei kiirustaks, rahulikult pean ära mäluma oma toidu. Aga tarbin juba kõik asju, et selles mõttes kogused on tõusnud, ütleme niimoodi, et ma peaaegu prae söön juba peaaegu ära, et see nii-öelda, nagu arstki ütles, et noor mees organism võtab omaks ja tõepoolest nii ta on läinud, et organism on omaks võtnud ja praegu olen nagu väga, väga selles mõttes selline positiivses niimoodi meeleolus ja olen sellega nagu väga kenasti toime tulnud. Kui sa oma tänast üldist vormi hindad nüüd haiguse eelse ajaga, et kui suur see erinevus on? Eks jaa, selles suhtes, eks kehakaal on läinud alla, et ma arvan, kui ma olin seal, ma olin ennem äkki mingisugune, kui ma ennem operatsiooni mul tehti, ma olin selles 89 kilo juures, äkki kuskil 90 juures, siis täna ta on kuskil 83-84, et ega ta mul selles mõttes lihtsalt nagu juurde ei tule, et pigem minu puhul on see säilitamine nagu tähtis, et just, et kindlasti alla ei läheks, pigem oleks mõni kilo juurde, oleks nagu hea, ja selles ma olen, aga vormi mõttes on tõesti, et ma kindlasti selles mõttes sellist jõuekust, ütleme, et kui ma ennem ikkagi tundsin, et ma käisin nagu nii-öelda metsas käisin seal jooksmas ja nii-öelda mängisin tennist päris nagu hoogsasti, et sellist ma kindlasti, ma täna mängin ka tennist, ja ma pigem ei käi metsas jooksmas, ma pigem käin seal jalutamas ja ujumas ma käin ka, ja ma selles mõttes, ma kindlasti ei ole nagu selles samas toonuses, aga ma hetkel ka ei saa nagu midagi kurta, et midagi oleks halvasti, et tippsportler ma ei ole ja praegu ma saan kõik asjad saan hakkama ja kui vaja, et ma liigun palju, et selles mõttes ma arvan, et ta on mul nagu vedanud, et nii on läinud, et ma praegu ikkagi täitsa tunnen ennast, see kõige tähtsam see, et ma tunnen ennast ise hästi ja praegu see on nii, et see on kõige olulisem. Aga kuidas on sellise vaimse seisundiga, et kui sageli sa mõtled oma selle haiguse peale ja selliseid võib-olla muremõtteid, et äkki see tuleb tagasi või midagi läheb veel halvasti, et kuidas sellega lugu? Eks see oht on meil alati ju tegelikult paberil, et see võib tagasi pöörduda mingisugusel hetkel. Ja sellepärast ma tegelikult võtsin ka nagu ette selle õppimisprotsessi selleks kogemusnõustajaks, et ma saan nii-öelda natukene aidata teisi ja ma saan oma lugu nagu rääkida. Et see on nagu see oli see minu maandusvorm ja iga kord, kui mul ikkagi nii-öelda selles mõttes natuke selline läks nagu raskeks nii-öelda, et ma hakkasid sellised muremõtted tulema ja kuidagi, et siis iga kord mul tuli appi nii-öelda tegelikult mu oma vend, kes on selles mõttes väga toetav isik, kellega meil olid nädalas ikkagi sellised tunnised kõned, et pärast, kui ma olin temaga ära rääkinud, siis ma kuidagi sain selle nii-öelda selle vaimsuse jälle tagasi, kui suutsin nagu mõelda adekvaatselt, et eks need mõtted ikka tuleb, et mis siis, kui see tuleb tagasi. Et selleks mind, mis siin on mind aitanud hästi palju see kogemusnõustajate kool, kus siis õpime seda nõustamist ja psühholoogilist poolt ja hästi palju seal keskendutakse ka selle peale, et mis on see taastuslugu, ehk siis sa saad analüüsida natuke neid tagamaid, et mis see oli, kuidas sa sellest siis nagu reaalselt välja tulid ja see on nagu see minu nagu see maandusvorm ja pluss siis ma jätkan samamoodi nende Hiina meditsiiniga sama, ma teen oma neid harjutusi
mis mind nagu vaimselt aitavad, ma käin metsas, käin niimoodi hingamas, veedan perega kvaliteetaega ja leian nagu neid viise enda maandamiseks ja praegu ma tunnen küll, et ma olen terve, mul on kõik hästi ja mul ei ole nagu seda hirmu hinges ei kõpitse, et kuskilt see pöörduks, tänu ma käin ka nagu siin iga poole aasta tagant käin ka kontrollis, kus mul tehakse siis nii-öelda täiendav kompuuteruuring ja vereuuringud, et vaatamaks, mis mu kehas nagu toimub, et see kõik annab selles mõttes sellise enesekindluse, et kõik on hästi ja praegu ma küll tunnen ennast nagu selles mõttes hästi ja keskendun ka õpingutele, mis aitavad nagu ka sellest mõtteid eemale ikkagi lükata ja nii, et tegelen selle poolega ka. Suur tänu, et sa meie kuulajatega enda lugu jagasid. Regionaalhaigla Tervise pooltunni podcastis rääkis Revo Türk, 36-aastane Pärnu mees, 2 lapse isa, kes on nüüd taastumas maovähist ja maovähi operatsioonist ja on väga vapralt võideldes selle asjaga hakkama saanud ja õpib siis praegu ka regionaalhaiglas kogemusnõustajaks, et aidata teisi sarnases olukorras inimesi selle haigusega toime tulla. Saadet juhtis Hando Sinisalu, aitäh kuulamast! Regionaalhaigla Tervise pooltund.